Maja tüübi suhtes on selline lugu, et tegelikult oli mul unistus palkmaja. Klient oli väga huvitatud naturaalsete materjalide kasutamisest ja ühtlasi oli ka projekteerimistingimustes ette nähtud naturaalse materjali kasutus. Nii et kõik see kokku viiski selleni, et see palkmaja oli nii-öelda õige lahendus siia. Kindlasti projekteerimistingimuste järgi oli tarvis lähtuda ka siis sellest piirkonna arhitektuurist, et jah, see hoone tüüp kindlasti pidi sobituma siia keskkonda ka, et seal väga suuri muudatusi ei olnud selles suhtes tarvis teha, et oli hästi valmistatud ette. Järgmine otsus oligi, et hakkasin otsima, et kus saab liimpalki, kes teeb, kes toodab. Tegelikult nii jämeda palgi kohta tõsteti mitme koha peal käed püsti öeldi, et sellist me ei tooda. No, eks ta selles suhtes oligi, et konstruktoritele ja tehnoloogile pani ta kindlasti natukene suurema koormuse peale kui niisugune tavapärane viilkatusega maja. Kuna siin oli tegu on niivõrd suure liimpalgiga, mis on siis 272 korda 310, et siis oli just esimene, kus siin ka püüti nii-öelda käsitsi neid asju mingil määral liigutada, aga see oli ikkagi täiesti ebareaalne, nii et terve see hoone on alates vundamendi pealt edasi nii-öelda kraanatööga monteeritud, et kõik need materjalid on niivõrd suured, et seda ei olnud lihtsalt võimalik käsitsi ühtegi detaili siin liigutada. Siis ma võiks öelda seda, et praktiliselt 45 päeva oli kraana koha peal ja maja oli sarikate all. See oli nagu Lego, ainult lugeda ja õige palk õige koha peale panna. Ütleme, palkmaja juures on see liimpuit on kindlasti nendest valikutest kõige stabiilsem ja vajab vähem siis seda järelhooldust. Et selles suhtes on ta kindlasti, et nüüd ütleme, elu liigub ka sinnapoole, et on juba olemas nii-öelda vajumisvaba palgiprofiil. Puit oli ikkagi võetud nagu sihiks, et see on meil ikkagi naturaalne, looduslik ja selle peale ma jään. Siin ei olnud üldse kaksipidi arvamust, sellepärast, et sama oli ka abikaasa arvamus, et puit see on kindlasti see, mida me tahame. Palkmaja klient nii-öelda on väga teadlik selle hoone tüübi nii-öelda omadustest, et sisekliima, naturaalsed materjalid ja nii edasi, et see oli kindlasti ka üks määrav punkt nii-öelda, et miks just niisugune hoone siia ehitati. Kuna me elame ikkagi looduslikult küllaltki kaunis kohas ja üleüldse ja siis me tahame ka ikkagi, et kõik oleks naturaalne, nii nagu looduses on. Midagi võib ju täiendada maakiviga, aga mitte mingil juhul me ei lähe betooni peale. Ja klient oli huvitatud ka heast sisekliimast nii-öelda, mis siis hoiab niisugust õhuniiskus on sul paigas, eks ole, sisetemperatuur on paigas, et see puit nagu hästi stabiliseerib seda. Muidugi lõppemotsioon, kui me olime juba sees, siis oli muidugi ikka kõva tunne. Klient oli iseenesest väga super, et teadis üpris täpselt, mis ta soovib saada. Mõtles kaasa nii-öelda projekti käigus, oli valmis ära kuulama siis meiepoolseid soovitusi, et kui seal oligi tarvis kuskil natukene mingit konstruktsiooni muuta, siis ta pigem oli ikkagi sellega päri ja sai aru, et asi on tarvis nii-öelda. See oli kõik väga meeldiv protsess, et tellija usaldas meid kui nii-öelda tootjad siis, et me teame, mida nii-öelda pakkuda ja mis on hea lahendus. Praegu on kõik ikkagi, seinad on täpselt nii naturaalsed ja nii nagu olid, need on paigas ja need on meeldivad ja nad üldse meid ei häiri ja minu arust on ta ka rahustav. Ma ei oska öelda ühtegi halba sõna, tõsiselt ei oska. Ja kuna ta on, ütleme, just sellise koha peal, siis ma olen ikka tõsiselt väga rahul.